Aga meie tõepoolest läheme Arvamusfestivali jutuga siit edasi ja ma kutsun lavale selles vestlusringis osalejad. Neid on 3, olge head, härrad, ootan teid siia enda juurde. Ja meie seekordses aruteluringis osalevad kõigepealt Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas. Palun, härra Kallas, teid siia lavale. Edasi Tanel Tammet, Tallinna Tehnikaülikooli professor, IT-kolledži üks loojatest ja Eesti IT-maastikus on otseses mõttes raudvara. Ja kutsun veel siia Viljar Peep, Andmekaitse Inspektsiooni direktor. Palun võtta teil seal kolmandana härrade juures istet. Ja meie järgmine vestlusring on sedavõrd erutaval ja põneval teemal, et ma kujutan ette, et siin on küll igal ühel võimalik kaasa lüüa. Ma kõigepealt küsin meie kuulajate ja kaasaarvajate ja kaasa ja mõtlejate käest siin platsil. Olge head, andke käega märku, kellel teist on oma Facebooki konto. Lihtsalt käsi üles korraks. Facebooki konto tundub, vaatasin, on peaaegu siin kõigil mõned vanemad prouad ja härrad on seda asja kuidagi vältinud, aga enamus inimesi see järgmine jutuajamine väga palju puudutab. Järgmine küsimus on väga lihtne. Kui paljusid teist siin, kes te platsi peal olete, on viimase, no ütleme 5 aasta jooksul ühel või teisel kombel, kas kusagil liikluses, tänaval peatanud politsei, et midagi küsida teie käest. Kas dokumenti, kas midagi täpsustanud, lasknud autos sõites maanteel puhuda või midagi taolist. Tõstke ka palun käed püsti. No käsi oli vähem, aga tähelepanu väärselt palju. Meie praeguse nüüd siin kolmanda debati teema on selline. Kas politseil peaks olema juurdepääs iga ühe telefonile ja Facebooki kontole? Ehk kas politseil on õigus iga ühe telefoni ja Facebooki kontol toimuvat jälgida? Väga mustvalge küsimus, härrad. Palju jõudu teile selle debati arutamisel. Mulle tundub, et provokatsioon on püsti pandud väga tore. Ma alustaksin Tanel Tammet teist, Tehnikaülikooli professor ja infotehnoloogia vallast seda asja vaadates. Kuidas teile tundub? Aastal 2016, 21. sajand, see Euroopa, kus me elame, kas politseil selline õigus peaks olemas olema? Ma arvan, et see küsimus, et mis peaks olema, on tegelikult natuke teisejärguline selle kõrval, et mis tegelikult on või mis tegelikult saab teha. Et mul on selline kuri tunne, et me võime arvata, et mis peaks olema mida iganes, aga tegelikult läheb nii, et kõik, mis saab teha, tehakse. Kui saab ligi, siis minnakse ligi. Ja me saame seal nagu natukene mõjutada, aeglustada, pidurdada, see on kõik olulised asjad, eks. Aga me ei saa takistada asju tegemast, mida on tehniliselt võimalik teha, et neid alati tehakse. Ehk te usute täna, et kõigel on nii-öelda silm peal, mis infotehnoloogia maailmas toimub, et tegelikult meie nii-öelda ka need olukorrad, kus me teame, et me kasutame justkui krüpteeritud kanaleid, tegelikult ikkagi, kui kellelgi on soov, siis ta näeb seda pealt. No võt, päris nii ei ole, et kõigel on silm peal, see on ikka seinast seina, et krüpteeritud kanalitega on küll nii, et kui sa korralikult krüpteerid, teed seda otsast otsani põhjalikult, siis seda ei saa lahti murda. Alati on võimalik teha asju turvaliselt. Aga see on nagu keeruline, eks. Ja teisipidi on ka niimoodi, et keegi ei jõua kõiki asju jälgida. Et see jälgimistöö on väga mahukas ja tegelikult jõutakse seda teha väga vähe, aga nüüd on karta on see, et kui me saame seda jälgimist paremini automatiseerida, siis seda automatiseerimist ka alati tehakse, et kõik, mis on võimalik, tehakse ära. Ja kas see ei jää tegemata, eks, aga ta on ikkagi selline seinast seina asi, et ta ei ole kunagi niimoodi, et perfektselt on silm peal või et mitte midagi ei näe. Aitäh. Siim Kallas, mis teie sellele küsimustele vastate? No see on suur vaidluse koht. Põhimõtteliselt Euroopa kontseptsioon on see, et inimene peab kontrollima oma andmeid ja peab teadma, kui tema andmed või ükskõik tema telefonikõned või keegi sedale juurde pääseb. Muidugi võib olla seadus, mis seda lubab, võib olla vabatahtlikult see luba, kuid üldiselt, ütleme, kui nüüd vaadata seda, mis Euroopa Liidus nagu toimub selle ümber, siis see vastumeelsus andmetele juurdepääsu andmiseks on äärmiselt suur. Ja praegu arutatakse seda seoses uute arengutega, terrorirünnakutega jälle ja jälle, aga no näiteks
kuskil 6-7 aastat tagasi vähem oli niisugune nõnda reisijate andmete küsimus, see lepiti kokku Ameerika Ühendriikidega, aga ei lepitud kokku Euroopa sees, et registreerida reisijate andmete, oleks niisugune reisijate andmete register ja see on alles nüüd selles kuus või kuu aega tagasi tehtud, et ka Euroopa sees selline asi tehakse. Et üldiselt on need kogemused, eriti Ida-Saksamaa ja Ida-Euroopa kogemused, et väga suur umbusk on õiguskaitseorganitele võimaluste andmise suhtes, et nad saaksid igasuguseid andmeid vaadata, sest praktika on näidanud, et kui need reeglid väga lõdvad on, siis neid andmeid tihti hakatakse ka kuritarvitama ja neid andmeid hakatakse kasutama mingiteks muudeks eesmärkideks, nii et see on üks suur dilemma. Võtame seesama reisijate andmed näiteks, eks ole, ja et Euroopas on see vastuseis niisuguste andmete kogumisele tohutu suur, samas on seda nagu õiguskaitseasutused ütlevad, seda on hädasti vaja. See vahekord, mis andmed täpselt võib koguda ja kes selleks loa annab, see on nagu suur vaidluskoht ja praegu nagu kaldub jälle natuke sinnapoole, et suurem juurdepääs antakse õiguskaitseasutustele. Väga hea, Viljar Peep, sissejuhatav küsimus teile täpselt sama. Mulle siiski tundub, et kui Tanel Tammetit, kui ma kuulasin, siis ta ütles, et tegelikult pääseb ligi kõikidele andmetele ja vajadusel siis seda ka tegelikult tehakse. Kuidas teie vaatate Andmekaitse Inspektsiooni direktorina? Kas politseil on õigus, peaks olema õigus juurdepääs igaühe telefoni ja Facebooki kontole? Kui sa alustasid juttu sellest, et palju meid on viimaste aastate jooksul politsei kas liikluses või tänaval peatanud, siis ega selline kontakt politseiga võib olla ka varjatud. Üks on see, et me näeme, et on mingi politseioperatsioon, kõik puhuvad või mida iganes, kontrollitakse konkreetselt mingit võimalikku rikkumist ennetamiseks. Teine on see, et politsei võib mõnikord ka niimoodi jälgida, et me ei teagi seda. Kiiruskaamerad. Sama asi. Kiiruskaamera vähemalt Kiiruskaamerale öeldakse ette, et kohe tuleb. Me kohe vaatame sind. Märk on olemas ja armas selline punane tuluka paistab ka seest. Aga tegelikult jah, nii nagu Siim Kallas ütles, et Euroopas on kahetised arvamused. Ja tuleb ka öelda, et Euroopa avalik arvamus on, nagu iga avalik arvamus, on selline kõikuv ja mõjutatav. Et kui on suured terroriaktid või terrorioht, siis on pigem nagu siis kõikumine sinnapoole, et elu ja tervis on kõige tähtsamad ja tühja sellest privaatsusest. Ja siis, kui ujub midagi muud pinnale, näiteks Snowdeni paljastused, et sotsiaalmeediat, erinevad internetiteenused on, ütleme siis, väga ulatuslikult kasutatud selliseks jälgimiseks, siis arvamus läheb teises suunas. See on nagu kellapendel. Et kui me nüüd tuleme selle juurde, mis Euroopas on paaril viimasel nädalal juhtunud, siis paar nädalat tagasi võttis Euroopa Parlament vastu andmekaitsereformi paketi. Ja samal päeval võttis Euroopa Parlament vastu ka lennureisija, ütleme siis reisija info kogumise ja kontrollimise direktiivi. Et ühest küljest on aga arusaam, et sellist salajast massjälgimist kalastamise mõtliselt vaadatakse, et kas kuskilt jääb midagi võrkudesse, kui kahtlust ütleme väga selgelt ei olegi kuskil suunas, et see on nagu halb. Teisest küljest jälle kõik, mis me lennukiga lendame, ikka tahaks nagu turvaliselt maanduda ka niimoodi, vahepeal midagi ei plahvata. Et ega vabandust, aga see reisija info kontrollimine, et see on ka põhimõtteliselt üks selline suur ja ulatuslik ennetuslik andmetöötlus selleks, et ohta ära hoida. Kuna meie kohtumine täna ja see arutelu siin on olnud ja on ka seekord sellises arvamusfestivali formaadis, ehk siis teil, head siinolijad ja kuulajad, on väga suur oma roll selles, siis ma palun nüüd siin platsi keskel sisse lülitada need mikrofonid ja olge head, andke palun märku siin kohalolijad, kes praegu kaasa mõtlevad, kelle arvates politseil tegelikult peaks olema õigus siis kõigi meie Facebooki kontosid või sotsiaalmeedia teisi kontosid või telefoni kontrollida. Olge, kes niimoodi tunneb ja arvab, olge hea, andke korraks käega märku ja tuleme mikrofoniga sinna juurde ja küsime kodaniku käest, et miks ta nii arvab, miks see õigus peaks olemas olema. Nii. No väga tore, minu
meelest on niimoodi, et õige hõlma ei hakka mitte keegi ja mul ei ole mitte midagi karta. Ja nii sama lihtne see ongi. Nii, aga õige hõlma ei hakka, aga kui teiega koos, teie kõrval võõras inimene, kes ei ole õige, siis selle jaoks just olekski vaja, et saaks teda kontrollida. Teie olete nõus, et kõiki teie vestlusi näiteks kirjutate lapsele või lapselapsele seal, kuidas kodus asjad on ja nii edasi, et seda politsei põhimõtteliselt võiks kontrollida. Mul ei olegi nii peeneid asju, ma kirjutan tavalise paberi peale ja saadan kirja. Tavalise paberi peale, selge. Kas on keegi, see on väga tore argument ja tõesti tulebki kirjutada veel ka tavalise paberi peale. Kas on selliseid ka, kes kasutab väga aktiivselt interneti, sotsiaalkeskkondi ja nii edasi ja kellel on selle asja osas arvamus olemas? Lähme mikrofoniga sinna järgmise saare peale, seal noorhärral oli ka käsi püsti, tema arvab siis kumba nüüd praegu? Tere Harri from Finland. I don't understand what is the problem that you put some photos for Instagram or Facebook and you have messages and information for there. What is the problem? If police knows that there is some kind of bad things then you police have to do something, but most of those photos and information are good, so I don't understand why I have to be afraid that police can show some kind of photos. There is no kind of fear. Väga tore. Me kuulsime kohe Soome härra arvamuse, kes arvab, et politsei võib kõike kontrollida ja üle vaadata. Kas siin on neid inimesi ka, kes arvab, et politseil tegelikult sellist õigust automaatselt ei tohiks olla vaadata ükskõik kelle konto või kelle sotsiaalmeedia leheküljel toimuvat ise aktiivselt jälgida? Kas on keegi selline ka, kes nii arvab? Ja üks proua ja teine, läheme nende juurde. Kuulame, mis on need argumendid. Miks politsei seda ei tohiks teha? Selja taga oli ka üks proua, ma vaatan, seal istub Hannese kõrval ja seal on üks noor härra veel. Nii, miks politseil sellist õigust olla ei tohiks? Tere. Ma arvan, et kui me vaatame kas või seda, mida NSA on teinud, kus on 10 000 NSA töötajad, kes kasutavad seda õigust selle jaoks, et vaadata, mida nende ex-girlfriendid teevad ja nagu muid selliseid asju, siis see ei ole see asi, mida me tohiks neil lasta teha ja lihtsalt loota, et äkki politseinikud on kõik nii õiglased ja suurepärased, et nemad nüüd seda ei tee, kuigi ajalugu on näidanud, et nad teevad. Tanel Tammet, miks meil üldse selline küsimus täna tõesti siin õhus on? Sest tõesti, kõik firmad tegelikult pingutavad selle nimel, et nende keskkonnad ei oleks väga jälgitavad automaatselt, lihtsalt, et ei oleks neid tagauksi. Milles see fundamentaalne idee või loogika konflikt siis tegelikult IT-firmade jaoks on? Nende jaoks, kes neid tehnoloogiaid meile pakuvad? No, nagu sa ütlesid, et see konflikt on täiesti paratamatu, sellepärast, et iga IT-firma, kes neid andmeid omab, näiteks Facebook, kes ise ju näeb kõike, mis te Facebookis teete, Google, kes näeb kõike, mis teie Google meili kontol toimub, et nad ei taha, et ühest küljest keegi teine saab neid andmeid, et lihtsalt kommertseesmärgil võiks keegi teine nad kätte saada ja teisest küljest on selge, et kui see lekib välja, kui politsei saab kõike seda näha, siis see mõjub suurele osale kasutajatest väga ebameeldivalt ja nad lihtsalt ei taha kasutada seda, eks. See on väga selge, et seal on kaks asja, aga ma arvan selle jälgimise koha pealt üks oluline komponent ka selles, et miks pärast ollakse väga valulikud jälgimise pealt, ma kardan, on see, et tegelikult jälgitakse palju rohkem, kui avalikkusele paistab, eks. Ja need, kes omavad andmeid, kes tegelikult seda suudavad nagu teha, kuigivõrd ei taha, et teised ka saaksid. Et loomulikult tahetakse seda infomonopoli hoida. Ja see on ka täiesti nagu põhjendatud ja arusaadav, et näiteks kui kujutame ette, et Facebook ja Google lekitaksid kogu teie privaatkirjavahetuse kõigile inimestele, paneksid võrku üles, öeldakse, et vaat nime järgi saate otsida siin, vaat Tanel Tammeti kirjavahetus, kõik siin, eks. Et see oleks ju mastaapselt kohutav kõigile inimestele, et me lihtsalt enam ei kasutaks neid keskkondi, see on täiesti selge, eks. Et see on väga-väga tundlik ja kui politsei saaks seda nagu otse jälgida kõike, eks, siis šanss, et keegi lekitab selle välja, keegi müüb selle maha, eks, keegi annab selle näiteks väljapressimise huvides, eks, mingitele mis tahes poliitilistele kuritegelikele gruppidele on väga suur. Ehk see loogika on selles, et nii kaua, kuni politseinik on inimene, eks nii kaua on teda võimalik sellest mängust
ausast mängust välja tõmmata, ehk kui sa oled nendel andmetel ligi, on võimalik, et sinu kaudu tekib siis sinu huvide vastane leke just selle sama politsei kaudu. Ma arvan, et see kindlasti tekib varem või hiljem. Kindlasti tekib, lihtsalt küsimus on hinnas, et kui sul on palju inimesi, kes saab ligi, siis neid saab ära osta. Siim Kallas. Ei no üks väga hea näide ju või element, mida siin mainiti, on abielu lahutusprotsessid. See ongi nagu see koht, kus üks pool hoiab oma informatsiooni enda teada ja kui on juurdepääs sinna teiselt poolt ükskõik kas politsei kaudu või mingit muud kaudu, siis see on nagu kahjustab oluliselt osapoolt huve. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et inimesed, kes jälgivad praegu Ameerika presidendivalimisi, siis selle kohta on ka näiteks ei keegi muu kui Henry Kissinger öelnud, et see on internetigigantide omavaheline võitlus. Et käib võitlus just nende samade andmete kasutamise, kui näiteks te ostate Amazonist, mina ostan Amazonist palju raamatuid, siis tegelikult Amazon saab minu profiili, ta juba töötleb seda ja ta saadab mulle soovitusi, ta teab, mis mind huvitab, aga muudes valdkondades on see sama lugu ja Ameerika valimiste käigus neid andmeid koondatakse ja analüüsitakse ja kujundatakse valimisvõitluse profiili ja kas või Henry Kissinger peab seda äärmiselt negatiivseks. Nii et siin on nagu kaugem küsimus, see ei ole politsei, aga üldse see andmete juurdepääs ja oma andmete üle kontroll, see on väga põhimõtteline küsimus tänapäeva maailmas. Viljar Peep, kas see üldse ideaalset mudelit hetkel kusagil üldse paistab? Kuidas seda kontrolli ja mittekontrolli tasakaalu saavutada? Kui me räägime nendest juhtudest, kui meile, kui on halb, et isikuandmeid kuidagi väärkasutatakse, et üks asi on uudishimulik teine inimene, kes tahab lihtsalt vaadata uudishimu või mingisuguse sellise isikliku kasusaamise info lekitamise eesmärgil. See on niisugune väikene oht. Et suurem, et me elame praegu infoühiskonnas, meil on digiajastu, digimajandus, et kui oli põllumajandusühiskond, siis kellele kuulus võimevägi? Sellele, kelle käes oli maa. Siis tuli tööstusühiskond, võimevägi läks selle, kelle käes oli rauamaak ja kivisüsi energiaallikad. Nüüd on meil siis infoühiskond, et üldiselt ligipääs ja suur selline andmete kontrollimine on see, mis tegelikult tagab raha ja võimu. Et kui me võtame selliste internetigigantide näite, nagu Google, mille peale Euroopa konkurentsiõiguse ammas ei hakka, sest ta pakub oma teenuseid tasuta. Ei ole ju nagu see, et ta siis turul oleks nagu monopol, kuigi tegelikult on. Kui me oleme Google'i kasutajad interneti otsingus, siis ühest küljest see on meile kasutajatele tasuta. Samas selle pealt tuleb suhteliselt suur raha. Kui sa saad ühesõnaga digimajanduses ühe sellise suure niši enda kätte, siis sealt sa võtad need järgmised nišid. Et mõtleme nüüd Google'i teiste teenuste peale. Gmail, väga ühesõnaga domineerib tegelikult turul. Google Drive, kuhu me paneme pilve oma fotod, klipid ja tekstid. Google Maps, kaardirakendus või Google Analytics, mis tegelikult ka kombineerib ja pakub siis ettevõtetele seda statistikat või sellist profiili, et kes seal arvuti kasutajad IP-aadressi peal on. Mehed, naised, noored, vanad, mis keelsed profileeritakse ära. Et see profileerimine Google teeb seda ise ja nende tingimuste aluste, mis ta meile kui kasutajatele avalikult teada annab, muide isegi eesti keeles. Siis see on üks asi, palju me tegelikult hoomame tarbijate ja andmesubjektidena, et kuidas nende teenustes tegelikult meie kohta infot kokku liidetakse, profileeritakse, üsna väike on see võim. Et kui võtta, siin on küsimus selle kohta, mis on hea kontrolli näide, Eurooplastel on küll väga palju, reeglistikku, aga reeglistiku jõustamine võib-olla nii tugev ei ole. Kui me nüüd võtame Jängidemaa, siis neil on üks asutus, mis hõlmab siis nii konkurentsi järelevalvet, tarbijakaitset kui ka tarbija privaatsust. Et põhimõtteliselt see sama Google'i näide, et see on ühtaegu nii konkurentsi küsimus, keegi on tegelikult monopol ja surub ka teistes nišides oma konkurendid välja. See on ka tarbijakaitse, selles mõttes, et kui palju üks väike tarbija tegelikult suudab Google'i mõjutada või see andmesubjekti privaatsuse küsimus ja tegelikult see on kompleks.
Siim Kallas, te tõite tegelikult väga, mulle tundub väga hea näite selles mõttes, kuidas Amazon teie kohta saab täpse profiili ja Viljar Peep laiendas ka tegelikult seda sama mõtet. Kas see on täna nii, et politseil on vaja seda kontrolli just nii-öelda riikide ja ühiskondade kontrolli hoidmiseks kodanikkonna üle, sest oleme ausad, kui riigi andmed kahtlemata on olemas ka suur hulk andmeid, mida riik omab oma kodanike kohta, aga nendele andmetele on tekkinud lihtsalt tohutu suured konkurendid ja seetõttu tuleb lihtsalt natukene privaatsusest võtta oma osa, et püsida nende konkurentidega konkurentsis. Nojah, tegelikult see privaatsus on meil ikka murenenud tohutult seoses nii-öelda nende samade droonidega. Siin lendas üks droon näiteks, see lendab, tuleb kelle tahes kodukohale ja seal ei ole mingisugust piirangut täna peal ja see on ometigi ju ka minu privaatsuse häirimine, et see ei ole nagu vanade aegadega võrreldav, kui keegi ütles, et kuidas on vaja, kui tahta kirja kirjutada, siis kirjutad paberi peale ja seda nagu on kõige raskem, eks ole, üldse jälgida, aga tegelikult see algusküsimus on ikkagi see, et jah, politseil peab olema juurdepääs isikuandmetele, aga kui kaugele ja mis tingimustel. Ja tegelikult see ütleme, otsustamise koht ühiskonnas ongi see, mis on need reeglid, ja need on erinevates riikides väga erinevad, on need politsei juurdepääsu reeglid. Et kui kaugele selles võib minna, kas võib juhtuda nii, et politsei või õiguskaitseorganid hakkavad uurima ka inimeste andmeid, kelle suhtes ei ole mingeid kahtlusi. Kui on kahtlustus, siis tegelikult annab prokuratuur või kohus erinevates riikides selle loa ja siis hakatakse neid andmeid koguma. Aga küsimus on selles, kuidas tagada, et andmeid ei hakata nuuskima telefonikõnedes ega telefonikõnede eristustes ega pangaarvetes, et kui selleks ei ole mingit alust. Ja see on nagu see väga niisugune, ütleme, kuidas ma ütlen, selline hall või mitte sugugi väga hästi kontrollitud ala, nii et selles on see kogu see filosoofia, et kui on ikka vaja andmeid ja kui on vaja pangaülekandeid uurida terroristidele, kui on vaja nende liikumist uurida, siis jah, see peab olema, aga kas siis see tähendab ka seda, et selleks peab kõikide inimeste andmeid vastavaid koguma, eks ole, ja seda jälle nagu pole vaja, isegi kuigi täna tehnika annab selleks võimaluse, eks ole. Ehkki ma ei tea, kuidas me teame, kas see, keda me tahame kontrollida, on terrorist või ei ole? Enne kontrolli me väga ei tea seda justkui. Jaa, ei no peabki, praegu on nii näiteks, eks ole, et nüüd on see terrorismivastase võitluse suur täiendav programm, eks ole, on välja kuulutatud ja seal on üks huvitav koht. On see, et siiamaani on terrorist kahtlane asi klaar, aga nüüd laiendatakse seda kahtlustatavate ringiga kõikide tugiteenuste peale. See tähendab hotelliomanikud, transpordifirmade omanikud, tähendab, nendele laiendatakse seda põhimõtteliselt jälgimiskohustust, et ütleme, et ei saa olla nii, et terroristid ööbisid selles hotellis ja panid seal Kalašnikovi automaati kokku ja hotelli omanik ütleb, et ma ei tea midagi, see on minu asi. Et ja see laiendab seda nii-öelda andmete kogumise ja jälgimise süsteemi veelgi ja kuskil on muidugi piir, kus tõepoolest, kus sa lähed iga hotelli omaniku kohta võib öelda, et kuulge, me vaatame, mis te seal teete, eks ole, et äkki on seal keegi, kes kavatseb pommi visata. Viljar Peep. Kuulge lugupeetavad, ega me ühekülgselt politseid ei materda. Et sellised organisatsioone, kes andmetele ligi pääsevad või neid kasutavad, on ju tegelikult üks jagu. Et meil näiteks on Maksuametiga vaielus pooleli. Et küsimus ei ole selles, et Maksuamet ei võiks vahele võtta seda, kes varjab ja oma tulusid ja makse ei maksa. Küsimus on nii-öelda selles ennetavas eelnevas luures, mida tehakse selleks, et leida välja. Välja selgitada neid, kes võib-olla makse ei maksa, kellele saab esitada kahtlustus ja keda ei saa hakata uurima. Et see on selline näide, kus me arvasime, et Maksuameti selline laus ligipääs lihtsalt nii-öelda luureks riskide välja selgitamiseks üle kõigi Eestis olevate andmete ja andmekogude kuni näiteks terviseandmeteni välja, et päris nii ühesõnaga lõdvas olema ei peaks. Et alati on küsimus tasakaalus.
kui me just ennem küsisin ka spetsiaalselt selle sama küsimuse, et kui paljusid on teid politsei kinni pidanud teie reaalses elus, et sooritada mingi kontroll. Kas samasugune pisteline kontroll võiks olla tänaste reeglite järgi võimalik või vajalik laiendada ka mingite andmete osas, politseile õiguse osas, näiteks vaadata telefoni järgi või sotsiaalmeediakontosid, et lihtsalt kontrollida, kas sa oled terrorist või ei ole. Nii nagu liikluses, kas sa oled joobes juht või ei ole, nii nagu see täna füüsilises maailmas toimub. Aga joobes on asi, indikaator on selge, eks ole, kontrollitakse, on joobes või ei. Aga kui anda see nagu täiesti niimoodi vabaks kätte, eks ole, siis kes selle ikkagi ütleb, et see tüüp on kahtlane või temaga seoses on vaja midagi vaadata. Ega see Maksuameti näide oli suurepärane, ma ütleksin, et ma tean seda rahandusministrit, kes oluliselt laiendas Maksuameti juurdepääsu igasugustele andmetele näiteks, istub siin samas. et see on nagu jälle niisugune protsess, mis põhimõtteliselt on õige, et eks ole, kui hakatakse finants nagu kuritegust uurima, siis on see nagu päris kõrge pilotaaž ja vaja neid andmeid ja kõiki seoseid teada, aga et just see, et lihtsalt profülaktika mõttes hakata nagu uurima midagi, sellel peaks olema piir ees. Viljar Peep tahab. Me üritasime Euroopa andmekaitse juhtide töörühmas, siis kui oli see Euroopa ja Ameerika andmete vahel liigutamise vaidlused hästi teravalt üleval, siis mis on need sellised põhilised nõuded, kui me räägime õiguskaitses ja julgeoleku eesmärgil andmete varjatud töötlemisest. Ja saime kokku 4 asja. Üks on see, et reeglid peavad olema selged, arusaadavad ja ka kättesaadavad, mitte salajased. Põhimõtteliselt see teadusõnaga, et siis see raamistik, mille sees õiguskaitseasutused või luureasutused saavad tegutseda, on just nimelt selline. Teine on see, et kui ne võetakse konkreetseid meetmeid, siis tehakse tegelikku jälgimist, siis see oleks siis proportsioonis ja seoses sellise eesmärgiga, mida tahetakse saada. Kui on tõesti mingisugune risk ja selleks on vaja ühesõnaga läbi tuhlata kas ühe inimese kohta rohkem andmeid või ütleme paljud inimeste kohta ühesõnaga teha mingisugust suuremat sellist massanalüütikat ja see on tõesti seotudki selge eesmärgiga. Palun väga. 3. aspekt on see, et sellise tegevusele peaks olema järelevalve. Ütleme, see ei saa olla päris ei Maksuameti, ei politsei või mõne muu siis sellise eriõigustega organi suva. Ütleme, et järelevalve kontroll ja 3. on see, et kui vähegi võimalik, siis ka need, keda see jälgimine puudutab, peaksid sellest siis, kui aeg on käes, ka teada saama ja siis ka oma õigusi osata kaitsma, kui nad teavad juba, mida on tehtud. Tanel Tammet, kui ma kuulan seda, siis mulle tundub, et ütleme nii, et tegelikult sellest kontrollist ei ole pääsu. Lihtsalt küsimus on praegu ainult nende piiride osas, et kui kergesti teie meiega võime kontrollitavate nimekirja sattuda? No just nimelt, et küsimus ongi selles piiris, mitte selles, et kas üldse kontrollitakse, eks. Et seesama Maksuameti teema, et on selgelt see kõiki meid tekitaks nagu mure, kui me teaksime, et kogu aeg jälgitakse meie kõiki rahaliikumisi ja püütakse meid kategoriseerida ja profileerida ja vastavalt sellele siis võib-olla hakatakse meid rohkem või vähem kontrollima, eks ole. Et riik hakkab oma jõumeetodeid siis kasutama vastavalt sellele, mida me teeme. Ja selle negatiivne efekt on see, et hästi paljud inimesed hakkaksid siis vältima neid kontrollitavaid viise, eks, et me ei hakkagi tegema enam nagu pangaülekandeid, et me hakkame rohkem sularaha kasutama, et me ei hakkagi nii palju e-maile saatma, et me hakkamegi rohkem paberile kirjutama, eks, et me lõikame ise oma nagu efektiivsust maha. Seda on alati võimalik teha, eks, et me võime vähendada kogu oma elektroonilist tegevust, kui me teame, et sellega me lõikame endale sõrme, eks. Ehkki ma ei kujuta ette, et paber nagu jõuaks inimese laua peale tagasi ja pastakas, et saata kõrvalosakonda mingi teade. No, või siin tehakse seda? Ei, ma ütleksin, et mulle seoses nende viimaste suurte terrorirünnakutega siis on öeldud ka niisugust asja, et need terroristid, mis kahtlustatavad, need ei kasuta mobiiltelefone. Mismoodi käib sidepidamine, mina küll ei kujuta ette, aga kuidagi viisi see käib nii, et neid mobiiltelefoni enam üles ei leita.
kas see tähendab seda lihtsalt, et no siis ei olekski oma mobiiltelefone kontrollida, et see side saab peetud niisama või igal juhul, aga me juba katkestasime Tanel teie mõttekäiku. No täpselt nii on, et see side saab peetud igal juhul ja ka me ei tahaks nüüd seda, et mitteterroristidel läheks see sidepidamine jõle ebamugavaks, et me teame, et niipea kui me jälle midagi ütleme, siis kohe me satume mingisse erikategooriasse, keegi hakkab meile mingisuguseid lisaebamugavusi tekitama ja nii edasi, eks ole. Et see tekitab sellise vaimse pinge, et sa ei saa rahulikult tegutseda, sa kogu aeg pead mõtlema oma tegevuse konsekventsidele, mis on väga ebamugav. Ja tõesti on ja mitte kasutada nagu ebamugavaid sõnu või ebaõigeid sõnu, et mitte tõmmata endale tähelepanu. Ma tean raamatupidajaid, kes näiteks Iraani filmi eest ülekandeid tehes hoolega vaatasid, et mida sinna kirjutatakse, mis see selgitus on, et mitte saada koha peal siin Eestis kõnesid ja ka nad need kõnesid said, täiesti elust näited. Aga head publik, kes te olete seda mõttekäiku siit jälginud, andke käega märku, kui on soovi kas küsida, oma mõtetega sekkuda, kuidagi seda debatti, arutelu siin omas suunas edasi lükata, nii et kindlasti julgelt andke märku, kui mõtted tekivad siin praegu teie poole pöördudes, räägin selle hetke täis rahulikult, tütarlaps seal mikrofoniga on kohe valmis küsimuseks või repliigiks või mõttearenduseks teile kõnevahendit ulatama. Nagu näete, me paneme selle asja siin muidu paika ja praegu libiseb kangesti selles suunas, et üldiselt kontrollitakse kõike, kontrollitakse peaaegu kõiki ja sellest väljapääsu ei ole, et kui te tahate kuidagi seda süsteemi väärata, siis teie käes kodanikuna on praegu sõnajõud. Nii, ühtegi kätte ei näe, kõik on peaaegu nõus oma õigustest, mulle tundub loobuma. Kas see on see kuidagi selles mõttes evolutsiooniline protsess? Oleme me nii-öelda selle poole selles mõttes teel, et teist varianti ei ole või on tehnikaalaselt kuidagi võimalik siin tehes mingeid hüppeid, tehes mingeid muudatusi seda mängu tegelikult kokkuleppe alusel suunata? Ma arvan, et evolutsioon ongi ju selline asi, kus on alati mõjud ja vastasmõjud, et see ei ole ju kunagi, et on ühesuunaline, et igale huvile on mingi vastashuvi, et kui keegi midagi juurde saab, keegi kaotab, eks. Et see balanss on väga pidev, et siin ei ole selles mõttes, ei ole mõtet niimoodi käega lüüa ja öelda, et me ei saa midagi teha, et kõik läheb kuidagi automaatselt, et ei lähe, et on väga palju variante, mis võib juhtuda. Ja me ei kujuta seda kõike nagu ette, aga see tähendab, et nagu aktiivselt on vaja sekkuda. Ja ma võib-olla toon mingisuguseid reaalseid näiteid ka kogu sellest igapäevasest jälgimisvõimalusest, eks. Et viimaste aastate jooksul on üldiselt enamuses riikides, ma olen aru saanud, kombeks, et üldiselt telekomid, kes teie nagu moblaliiklust ja kogu teie kõnesid läbi lasevad, salvestavad maha teie asukohti kogu aeg. Mitte ülitäpselt, mitte nagu meetritäpsusega, et mis mastipiirkonnas on, eks. Me teame, et see mastipiirkond on nagu 100-200 meetrit. Seda saab täpsustada statistiliselt, eks. Ja nüüd kogu see andmestik on täielikult olemas, nagu 100% aastate kaupa. Kus me oleme täpselt liikunud, käinud olnud? Ja nii paarisaja meetrise täpsusega, absoluutselt. Seda Europarlamendis ei tohiks niisugust asja rääkida üldse. Aga see on reaalsus igal pool. Ja nüüd need samad telekomid tahaks nagu seda andmeid kasutada, eks. Ja kuidas kasutada? Ega nad ise väga ei jõua ja nad outsource ivad neid töid erafirmadele. Ütlevad, et te analüüsige, tehke statistikat, pakkuge meile välja, mida huvitavat saaks nagu teha ja uurida värk. Nad outsource ivad seda üldiselt niimoodi, et seal ei ole inimeste nimesid küljes, et sa ei saa võtta, et vaata, sinu nimi on ja me teame, et sa olid kolmapäeval seal ja neljapäeval sa tegid seda asja seal tõenäoliselt, eks, kõigi inimeste kohta. Aga need nimesid ei ole, aga need jäljed, et kes kus liikus, see mobiili-ID, need on väga pikalt kokku pandavad, nii et tegelikult saab selle analüüsi põhjal need asjad kokku panna, kui keegi tahab, eks. Ja nüüd ongi natuke küsimus, et ega me väga ei tahaks, et kõik see andmestik läheks nagu liikuma, et me saaksime võrgust alla laadida ja siis hakata ise uurima nagu mingite oma sõprade või tuttavate liikumistrajektoore, eks ole, ja nii edasi. Ja see on nagu tõsine reaalsus, siin ei ole midagi ulmelist. Viljar tahtis kohe lisada siia juurde? Ma ei tahaks minna sellises meeleheitlikus
aru saama, et nüüd on igasugune privaatsus kadunud ja elame klaasühiskonnas. Et teate, asi on paradoksaalne, et kui tehnoloogia areneb, siis võib ka meie eraelu suhtes omada hoopis toetavat sellist nii-öelda mõju. Et see, mis puudutab sideettevõtete käes olevaid meie liikumisandmeid, ehk siis see, kuidas me oma mobiiltelefoni taskus hoides oleme mööda Eestit liikunud või ka Eestis kuhu välja sõitnud, siis me oleme seda sideettevõtetega arutanud. Nad annavad neid andmeid välja tegelikult päris ulatuslikult. Aga asi pole üldse mitte hull, välja antakse statistilist andmestikku. Põhimõtteliselt see, kuhu meie siin neljakesi oleme täna liikunud, sellisel tasemel ühesõnaga saab ainult siis, kui kohus selleks politseile loa annab, mitte individuaalselt. Aga veel mõni näide tuua, siis tervishoid, ütleme, terviseandmed on need, mida üldiselt peetakse siiski väga tundlikuks nii-öelda vastu vaidlematult. Et mis on nüüd parem, kas see, kui meie toimikud, mis meil on haiglates, on registraatori tädi selja taga ja sellest vaatamisest ei jää mitte mingisugust jälge maha. Või see terviseinfo on e-tervises, kus igast vaatamisest jääb jälg maha. Või kui me võtame Maksuameti, kunagi oli siin väga suur kaklus niinimetatud 1000 euroste arvete üle, mille president korra isegi tagasi lükkas, et võimalda Maksuametile liiga lõtva ligipääsu. Et kahe otsaga asi ühesõnaga, Maksuamet ei pea rabelema niisama ja kontrollima, vaid ta saab sekkuda siis, kui arved kahe ettevõtte vahel ei lähe süsteemis kokku. Üks ütleb, et osutasin talle 10 000, teine ütleb, et pole kuulnudki teenust. Et nii-öelda kalibreeritakse täpselt, mida vaadata ja keda kontrollida. Ma nüüd küsin, Viljar, võib-olla ebamugava küsimus, aga kas selle olukorra üle, mida siin hetk tagasi Tanel Tammet kirjeldas, kuidas te neid andmeid kontrollite, Andmekaitse Inspektsioon, kuidas te jälgite, et keegi kuidagi ära ei kasuta neid andmeid minu huvide vastaselt? Elektrooniline side, ehk siis meie internetiliiklus ja telefonikasutus on infoühiskonna selline selgroog, tehniline selgroog, selle ümber nii-öelda kogu muu sõnaga mäng ju käibki. Et selle kohta on eraldi ja kõrgemad nõuded kui muudes ettevõtluse tegevusalades. Ka kuni selleni välja, et isikuandmete kaitsealast rikkumistest peavad sideettevõtted andmekaitseasutusele teada andma, et me siis saaksime meetmeid võtta. Et jah, see on selline valdkond, kus usaldus ja kontroll selle üle, mida meie kohta teatakse, on iseäranis oluline. Tanel, ma tuleksin selle küsimuse juurde tagasi, mille ma esitasin teile enne, et kuidas siis ikkagi, või mis teie nägemus on, et kuidas me saame seda sellist ebamugavustunnet vähendada, mida me ootame poliitikutelt, kuidas need ühiskonda, meie enda ühiskonda peaks reguleerima, et andmete kasutus käest ära läheks? Ma arvan, et põhiline on see, et mitte lihtsalt lüüa käega ja öelda, et mitte midagi ei saa teha, vaid seda tuleb pidevalt jälgida ja see on selline nagu pidev kassihiiremäng. Et kui me ei jälgi, kui me ei takista seda andmete levikut, siis juhtub lihtsalt see, et kõik need teie meilid, kõik teie asukoha liikumised, kõik teie ülekanded, need müüakse maha mitte nagu lihtsalt reklaamifirmadel, vaid need müüakse maha inimestele, kes püüavad teid fantaseerida, kes vaatavad nagu mingite kategooriate kaupa, et oi, et me need kategooriad paneme selle maksu alla, need paneme teise maksu alla, et see reaalselt nagu riigi monopol maksustamise ja jõu üle libiseb ära. Ta libiseb nagu neile, kes hakkavad neid andmeid kasutama, teid fantaseerima, ähvardama, hirmutama ja mida iganes tegema. Kuidas seda kaitsta saab? No, ma ei oska öelda. Ma arvan, et selleks ei ole ühtegi lihtsat meetoditeks. Me peame lihtsalt nagu pidevalt selle peale mõtlema. Me peame vaatama, et riik sellega tegeleks, et me ei lase erafirmadel teha päris suvalisi asju, me peame ise ka ettevaatlikud olema, eks. Siim Kallas, kas poliitikutel on nägemus olemas, mismoodi seda asja kontrollida? Päris kole oli seda kuulata. Oli, mul oleks ka hirmus praegu täitsa. Et ega siin on, siis on nagu alati tarvis öelda, et tuleb see nagu arukas mõistus võtta appi, et isegi läbi ise nagu kontrollida ka seda, et mida sa siis lõpuks sinna oma e-kirjadesse paned, eks ole. Minul on juhtunud ükskord niisugune asi, et ma kirjutasin mingisuguse iroonilise, tuli mulle mingisugune kiri sisse
ja hästi rumal kiri ja siis ma saatsin nagu ühele sõbrale edasi, et vaata, mis mulle kirjutatakse, aga panin vajutasin nagu vale nupu peal, saatsin sellele saatjale ise ära selle, eks. Üldiselt oli ebamugavusi palju, nii et põhimõtteliselt eks vist ongi nii, et ega sa nagu kõrgemate jõudude peale ei saa loota, et ise pead vaatama ka, et mis sa sinna nagu kusagil infotorusse paned, et mis see siis lõpuks seal on, aga muidugi näiteks kõik need rahaülekanded ja asjad on niivõrd tundlik asi, et nendele juurdepääsu ei peaks nagu küll saama. Pöörgun veel korra publiku poole, meie aeg hakkab siin vaikselt ühele poole saama. Kas on tekkinud siin seda kõike kuulates mingeid lisatundeid peale selle, et kirjutada, ma kujutan ette, et siin need kuulajad kirjutavad kõik oma kirjad edaspidi paberile ja pastakaga peale meie 45 minutit siin laval, aga kas on kellegi tekkinud küsimusi, mõtteid, mida tahaks jagada Arvamusfestivali formaadis siin seda suvist üritust? Kes on tekkinud mõtteid, küsimusi? Näib, et praegu hetkel ei ole. Tõmbame joone siia vahele või alla. Viljar Veep, ma küsin kõigepealt teie käest, et kui sagedasti tegelikult te näete seda, et reegleid rikutakse ja ma saan aru, et kõikides olukordades ei ole võimalik, võib-olla seaduse pügalaid ei ole, mis olukorras saaks sekkuda, aga mis ütleb, et siin on nii-öelda hall tsoon käes ja sellega peaks tegelema ja nii edasi. Kui palju neid lugusid Andmekaitse Inspektsiooni jõuab? No jällegi, et ärme heida meelde, et ütleme nii nagu tavaline füüsiline kuritegevus, ta on olemas, aga lõppude lõpuks ta meie ühiskonnas kontrolli all. Ja täpselt samamoodi on põhimõtteliselt võimalik hoida kontrolli all digiandmete kasutamist ja tõkestada nende väärkasutamist. Seda ei saa kunagi 100% vältida, aga on võimalik siiski panna paika juba siis seadusandja poolt mängureeglid, jälgida nende täitmist, tagada ka sellist survet, et kes oma positsiooni liigselt kasutab, lõppude lõpuks ka Facebook ja Google on allunud siis sellisele avalikule survele ja ühtega oma teist oma kasutustingimustes muutnud, et on küll võimalik. Aitäh, härrad, siin selles vestlusringis osalemast. Siim Kallas, Viljar Peep, Tanel Tammet.